Tere, olen Raido Puust ja oleme tulnud ehitusobjektile, et kasutada drooniseiret kui ühte võimalikku kaugseiremeetodit ehitusprotsessi kaardistamises. Droonide mõõdistustäpsus ehitusobjektide kaardistamises on teinud viimaste aastate jooksul suure hüppe. Ja just seetõttu nähakse neis asendust traditsioonilistele meetoditele, mis oma loomult on ressursimahukad ja neid ei ole mõistlik kasutada kogu ehitusprotsessi järgimises. On oluline tõdeda, et just pidev, lihtne ja väikese ajakuluga teostatav drooniseire annab meile ehitusprotsessi kohta olulist informatsiooni, mis toetab otsuste vastuvõtmist. Olgu selleks siis ehitise vastavuse kontroll projektile või selle ajagraafikus püsimine. Rääkimata tõsiasjast, et droonide poolt kogutav materjal on visuaalne ning seda on seetõttu lihtne mõista. Drooni lennutamine on tegelikult väga lihtne, eeldusel, et arvestame nii turvanõuete kui vajalike lennulubade olemasolu kontrolliga. Lisainfot leiad Lennuameti veebilehelt. Esmalt paneme paika lennuplaani, mida edaspidi saab kasutada sama drooniseire kordamiseks ja seeläbi koguda andmeid, näiteks pilte, täpselt sama vaatenurga alt. Drooniseiret võib korraldada ka käsitsi juhtimise teel, kus meid huvitab mingi kindel asukoht, vaatenurk või hoopis lindistada videot. Kui droon lõpetab programmi järgi lendamise, naaseb see algsesse asukohta. Seejärel saame kogutud andmed laadida oma arvutisse või pilveteenusesse ning alustada andmetöötlusega. Peale andmete laadimist saame väga lihtsasti teostada tehtud fotode võrdlevat analüüsi, näiteks võrrelda samast punktist tehtud pilte erinevate päevade või nädalate lõikes. Lisaks saame nende piltide baasil luua 3D-mudeleid, et seeläbi kontrollida selle vastavust ajagraafikule või võtta välja ehitusmahtusid. Kõik see annab meile ligipääsu korrastatud ja sihipäraselt kogutud andmetele, mida saab jagada erinevate sihtgruppidega. Ja niisama lihtne see ongi. Omades lennuplaani saame seda kasutada korduvalt ja korduvalt, kas siis igapäevaselt või iganädalaselt vastavalt ehitusgraafikule.